Tere, minu kallid imelised inimesed. Mina olen Ülle Puu ja kuna ma viskasin siukse teema sinna või küsimuse sinna oma Taroka Facebooki lehel üles, et millistel teemadel või millest ma võiksin nagu veel rääkida, siis seal oli selline valdkond, et vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesed ja millest tuleneb nende erinev arusaam ja suhtumine. Kuna see oli väga mahukas ja mitmetahuline valdkond, kus ma võtsin endale ka mõtlemiseks ja tunnetamiseks natuke nagu rohkem aega, aga siis ka laupäeval toimus Tallinnas piirangute vastane aktsioon, siis seda teravamalt tõusis antud küsimus esile. Siis see, mis ma praegust räägin, on puhtalt minu subjektiivne arvamus. See ei kohusta teid mitte millekski. Teil on vaba tahe seda videot lõpuni kuulata ja teil on see oma valik, piirangute vaba põhimõtteliselt. Siis terves maailmas kasutatakse vaktsiine väga tõhusalt, millega kaitstakse inimesi nakkushaiguste nakatumise eest. Vaktsiinid takistavad ka haiguste levikut kogukonnas. Vaktsiinid valmistavad immuunsüsteemi ehk siis organismi looduslikku kaitsesüsteemi ette kaitsma organismi konkreetse haiguste eest. Peamiselt on need suunatud viiruse ja bakterhaiguste vastu. Tehakse jätkuvalt uuringuid, et aretada välja vaktsiine veel rohkemate haiguste vastu, Ebola ja HIV. Nii on kirjas kriis.ee lehel vaktsiinifaktid. Enne kui COVID üldse aktuaalseks teemaks muutus, paisati müüki palju hädaabipakkisid. Räägiti tekkivatest kriisidest. Räägiti, kui kauaks teil peab toitu jaguma kriisiolukorras. Ja see võib tekkida. Aga see juba varasemalt näitas ära, et tegelikult olid see juba teada, et selline kriis on tulemas, selline haigust võib-olla sellisel kujul seda ei teadvustatud ja ei teatud. Ja inimesi valmistati psühholoogiliselt ette. Et siis poliitilistest tagamaadest veel, et Hiina riiki taheti kärpida ja tahetakse ka praegust kärpida tema järjest ohtlikult suurenevalt mõjuvõimu terves maailmas. Ning COVID sai sealt alguse. Ja mulle tundub, et see sai alguse ja küll, et olid looduslikud materjalid, aga et see sai alguse isegi läbi sellise laboratoorsete katsetuste. Aga et see läks võib-olla käest ära ja levis üle terve maailma. Ja võib-olla nad tahtsid lihtsalt rahvastiku arvu kärpida seal. Siis mina näen paljusid asju ette läbi tajude, läbi unenägude ja aastaid kirjutan oma unenägusid juba üles. Mul on siin vihik abiks. 3. jaanuar 2021 aasta. Ma nägin sellist ennetuslikku unenägu, kus mina 5-6 inimesega jooksime looduses ringi ja natuke olime nagu ehmunud ja kartsime ja jooksime küngaste vahel. Seal oli 3 musta pika karvaga mägikitse, kes seal niisama istusid. Järsku nad hüppasid püsti, jooksid laiali ja üle mäekünka tuli militaarne võimukas suur tugev mees, suured tanksaapad jalas, astus nagu trepist alla künka pealt pühvli otsa, pühvel ei teinud teist nägugi, astus sealt maha ja jäi käed puusas põhimõtteliselt nagu passima ringi ja mis ülevaade siin on. Siis mina võtsin enda joogipudeli, enda isikliku, ja jõin sealt ja jõhvikase kest jäi nagu suhu hammaste vahele. Ja siis astus minu kõrvalt välja kas siis minu kõrgem mina või siis valguse ingel, kes ta seal siis oli. Ja ütles mulle, et sellel nektaril ongi see vahe, et kas ta on võetud sealt suurest vaadist või on ta töödeldud ja villitud pudelisse valmis. Ja minul oli siis see suurest vaadist võetud, sest minul oli see kest. Siis see jook oli naturaalne, looduslik. Kits sümboliseerib loomingulist loovat energiat,
ja mehelikku tarmukust. Eks meil see süsteem kõik ongi väga mehelikult üles ehitatud, mis on valitsemistüüri juures. Siis number 3 võib sümboliseerida riiki, näiteks 3 riiki, või siis on see pandeemia, mis kestab, on 3 aastat. Pikakarvalisus on pikaajalised tagajärjed. 3 aastat on päris pikk aeg. Tarokaartides on number 3 keisrinna, kes on naisvalitseja, nõustaja ja ta sümboliseerib avatust kõigele praktilisele. Keisrinna sümboliseerib ka ja esindab naist, ema ja kodust õnne ja naiselikku eluandvat jõudu. Kodune õnn on selle aja jooksul küll päris palju proovile pandud erinevatel peredel. Kuid surve all võib keisrinnas ilmuda ebalojaalsus, kus ta ilmutab ebalojaalsust, kes nüüd siis on olnud või on ebalojaalne, kellele, see on jälle mõtlemise küsimus. Siis tal on kalduvus arenguseisakutele. Eks meilgi on palju siukseid, areng on seisnud, kuskile poole ei ole edasi liikunud, ja viljatusele. See võib tähendada ka seda, et on viljatud otsused. Tegude tagajärg on viljatu. Viljatult on püütud seda viirust kontrolli alla saada, viljatud tulemused. Aga see iseenesest ikkagi võib viidata ka sellele, et viljakuse kahandamine. Aga kuna ta alguse sai ikkagi Hiinast, siis on see Hiina viljakus. Nii, et see on alguse saanud sellest. Siis kuna kõik viitab sellele, et on looduslik tarbimine, loodus aitab meid, siis mina julgen julgesti soovitada Eesti teadlaste poolt Ternes piima baasil müügile tulnud bioblokki. See on looduslik. Nii. Siis teine unenägu, mida ma nägin mingi nädal aega varem, oli see, et valged inimesed avastasid uued aborigeenid. Ja nad tõttasid neile appi, neid tuleb päästa. Aborigeenid imestavad, mille eest te meid päästate? Meil on kõik hästi. Teid tuleb päästa, te jooksete alasti ringi. Teil ei ole selline elatustase kui meil. Teid tuleb päästa. Ja tekkis vastuolu nende ja mina päris sõda ei näinud seal, aga selline pingeseisund ikkagi. See on jälle see, et peale surutud abi, peale surutud ettepanekud, siis kes kellele peale surub midagi, praegust on ka vaktsiini vastased ja vaktsiini pooldajad ja riik. Riigile surutakse, teised riigid suruvad Eesti riigile midagi peale, vaktsineerimata inimesed suruvad vaktsineeritud inimestele peale ja vastupidi. See on kõik peale surumine. Ja jällegi looduses olemine ja ürgsus, aborigeenid on ju ürgne loodus. Ja looduses on pääsemise võti ja looduses on ka valem. Siis inimesed ongi algselt jaotatud gruppideks, ühed on juhid ja teised on juhitavad. Kui on kitsekari, siis seal on juht. Siis juht omakorda kitsekarjas paneb koera tööle, kes on pime käsutäitja ja võib-olla on Eesti riik teistele riikidele pime käsutäitja või mingi poliitik on pime käsutäitja või ka on aktsioonis osaleja pime käsutäitja. Ja lähtub ainult oma sisehirmudest ja lihtsalt, et ta saab oma sõjakust kuidagi moodi lõpuks väljendada. Ning kari, keda ohjes hoida. Siis antud juhul oli 3 kitse, see moodustas selle karja. Siis samas võib see kari olla inimesed
ja see kari võib ka olla viirus, mida püütakse ohjeldada. Aga et kuidas see ohjeldamine õnnestub, vot, praegust ei ole väga hästi õnnestunud. Siis see juht võib olla vaktsiini poolt või vaktsiini vastu ja mõlemad on sõjakad nüansid. Kuid taoline sõjakas juht ei suuda valitseda ja juhtida rahuajal. Rahuajal ta otsib endale jällegi uued väljakutsed, uued sõda õhutavad võimalused ja probleemid, aga ikkagi seda sõjakal moel. Ja kuhu sina lased ennast juhtida? See on sinu enda vaba tahe, see on sinu enda valik. Kui auto sõidab, siis autol on ka juht ja kuhu poole sina keerad seda autot, see sõltub juhist, antud juhul sinust endast, kuhu sa enda eluauto keerad. Ja kui sina tegelikult otsid oma ellu rahu ja harmooniat, siis miks sa lähed selle viha ja hirmu energiaga nii kergesti kaasa, nii kergesti lased ennast endast välja ajada, sa lähed närvi ja ärritud. Et miks? Vastus on see, et viha ja hirm ja need piirangud on sinu sisse juba varasemast ajast tekkinud, kodeeritud või sa oled iseennast ära kodeerinud või sa oled väga kaua olnud alla surutud ja tundnud ennast piiratuna, võimetuna ja nüüd on võimalus sul seda nagu väljendada. Ja sealt tekib ka sinu viha ja hirmu energia, mida siis paisutada edasi ja mis tekitabki sellist tugevat vastasseisu. Ja seda õhutab omakorda kollektiivne koos olemine ja seda õhutavad ka lisaks valgustöötajad. Siis viha ja hirmu energia üles külvamine valgustöötajate poolt ja millegiks sundimine ei ole valgustöötajale kohane. Siis peabki mõtlema, et millises energias ta on ja milliseid jõudusid ta tegelikult nagu teenib. Ja kasutatakse ära inimeste massipsühhoosi, nii nagu reklaamis. Meil reklaamid kõik on massipsühhoos. Ja lahenduseks on see, et jah, tulebki pakkuda uusi lahendusi. Siis piirangud, mis on loodud maski kandmise näol, vaktsineerimise näol, on COVID-i kontrolli alla saamiseks. Siis vaktsineeritud peaksid kandma maski isegi siis, kui nad on vaktsineeritud rahvarohketes siseruumides. Kui aga piiratakse COVID-i passiga, maskidega või et üldse jäetakse ära või ta ei saa üldse osaleda kuskil vabas õhus toimuvatel üritustel, võistlustel, sündmustel, siis see on täis lollus. Ja seda ei ole mitte vaja. Seda näitas juba minu unenägu, mis oli. Ja minu subjektiivne arvamus on ka, et looduses värskes õhus toimuvad üritusi ei peaks piirama. Võib-olla tõesti COVID-testi, kui äärmisel juhul on vaja, et see ei võta kellelgi tükki küljest ära. Et iseenese ja teiste rahustamiseks võiks seda teha. Nii. Siis piirangud kehtestati selle pärast, et COVID-it ei saadud kontrolli alla. Miks ei saadud? Sest inimeste arengutase, teadvustamise tase, energiatase, need kõik on erinevad. Ja inimesed käitusid täiesti vastutustundetult. Siis aastaid tagasi veel oli see mentaliteet, et kui sa ei ole surnud või sa ei ole koomas, siis sa pead tööle tulema. Ja sul ei ole mitte mingisugust vabandust mitte tööle tulla. Nüüd on uus maailm, nüüd on uus energia. Vana maailm laguneb ja uued energiat tulevad peale. Ja need energiad ütlevad, et hoia ennast, hooli endast, hoolitse oma keha eest, oma vaimse ja füüsilise tervise eest. Ja sind õpetatakse keha hoidma ja väärtustama.
et me oleksime haigusnähtudega kodus ehk siis isolatsioonis, siis isolatsioon paljude jaoks on nagu punane rätik. Jumala närvi lähevad selle peale. Aga seda tehakse sinu enda kaitseks, sest sa ise ei saa aru, et sa pead koju jääma. Ja anna endale võimalus kosuda ja terveneda. Teiseks on see teiste kaitsmiseks, et sa ei viiks viirust edasi, ükskõik mis näol see on, kas või olgu see ainult nohu, et sa ei nakataks teisi. See on teiste inimeste kaitseks. Mask on selleks, et sina ei nakataks teisi. Sa pead olema vastutustundlik. No ma võiks olla vastutustundlik, et kui sul on mingid sümptomid, haigusnähud, sa kannad maski ja sa ei nakata teisi, see on sinu vastutus. Mis sa siis teed, kui sa hakkad siis võitlema selle vastu? Oled vihane, võitled, ma tahan, et kõik teised oleksid ka haiged, miks mina üksi haige olen, las nemad tunnevad sama, miks mina ennast üksi pean halvasti tundma. Täis lollus ju. Ja kui sa seda niimoodi välja ütled, siis sa saad aru, et see on lollus. Nii. Ja piirangud ja maskid on kehtestatud sellepärast, et inimesed ei ole aru saanud, et sümptomitega, haigusnähtudega, positiivse COVID-i testiga ei peaks ringi liikuma, käia kohvikutes, külastama sõpru. Ja kui on hädasti vaja, siis tuleb kanda maski. Ja seda meditsiinilises mõttes, mitte seda puuvillast. Ja seadusandluses ja piibliski ütleb, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Ja et ära kahjusta teisi. Siis miks on ka taandunud teised viirushaigused? Sellepärast, et inimesed kannavad maski. Nad jäävad koju põdema oma haigusi ja liiguvad vähe ringi. Desotakse või siis pestakse palju sagedamini käsi. Hästi loogiline. Hästi loogiline. Nii. Siis kui väiksed lapsed on haiged ja emad ja vanemad on tüdinenud kodus olemist nendega, siis mis siis, et te olete tüdinud? Te mõelge, et need haigused on ajutised. Ja väiksed lapsed piiravad teid ajutiselt. Ja ei ole vaja mööda ilma ringi joosta tõbiste lastega. Vaid püüdke võtta seda aega rahulikult ja mõeldage, et see on ajutine ja see on mööduv. Ja varsti nad on terved ja kõik on hästi. Siis poliitikutele surve avaldamine on tõesti õigustatud. Rahvas on ju riik. Ja meie kui maksumaksjad maksame neile palka, mida nad kipuvad ikka päris sageli ära unustama. Aga kas te märkate, et kui vihased ja ärritunud energias on nimetatud vabaduse eest võitlejad? Kui vihaselt materdatakse maha neid inimesi, kes on vaktsineeritud, kes kannavad maski isegi, kellel on teistsugune vaatenurk ja nad võitlevad niinimetatud vabaduse eest, tahtes sulgeda vaktsineeritud või maski kandvate inimeste suud ja teadvust ja väljendades ennast kohati väga ebasündsalt ja isikuliselt solvavalt. Et jällegi energia ja arengutase on erinev. Et see on kõik sellepärast. Ja jällegi leidkem sellised alternatiivsed, mõistvad lahendused. Jõuga muidugi ei saa kellegi mõtlemist ega arvamust muuta. Seda saab muuta varjatud reklaamis ja varjatud suunamudijad, varjatud suunamudijad ja nii. Keegi ei ole kellegist halvem ega parem. Keegi ei ole tõrjutud ega soositud.
muidugi ma tahaks kohati nagu öelda, et kuulge teie, vaktsineerimise vastased, maskivastased, et võtke kasutusele käepael või tehke täitsa notariaalne avaldus. Kui mina või minu lähedane jääb koroonasse, siis keeldume igasugusest arstiabist või siis, et keeldume hingamisaparaadi kasutuselevõtust. No siis ma olen ka täheldanud, et öeldakse, et nii meie Eesti arstiabi ja meditsiinisüsteem on puudulik, saamatu, mahajäämuses ja nii edasi. Siis see on jälle süüdlase otsimine. Süü kellegi teise peale veeretamine. Ega ükski asi ei saagi olla täiuslik. Aga see omakorda on tegelikult meditsiinitöötajate sõna otseses mõttes julm mõnitamine. Kui palju nad näevad vaeva, pingutavad, võitlevad. Nad on väga keerulistes olukordades, situatsioonides, nii füüsilises kui vaimses võtmes. Nende ülekoormus on väga suur. Ei maksa neid mõnitada ega alahinnata. Need on väga väärtuslikud inimesed ja ma tõesti südamest tänan neid. Siis sellised radikaalsed piirangud ei olekski vaja kehtestada. Sa võikski olla inimese enda vaba tahe, vaba valik ja vaba vastutus. Aga kui sa ei suuda vastutust võtta, iseennast ja oma emotsioone kontrollida, ei suuda haigussümptomitega kodus olla, siis sa ei võta ka vastutust ja sa arvad, et vastutab keegi teine. Sina ise vastutad oma elu eest. Ja kui sa kannad viirust laiali, olles ükskõik millise viiruse kandja, siis see on vastutustundetus. Ja tundubki, et ilma kurjata, ilma käsuta ega keeluta sellised inimesed ei saagi aru, nad ei mõista. Siis vahepalaks siis nii palju, et see, mis sind kõige rohkem ärritab ja see, mida sa kõige rohkem ihaldad oma elus. See on ka see, mis on ka sinu elu kõige suurem õppetund ning väljakutse sellega toime tulla. Ja areng, et saaks toimuda vaimne areng. Tegelikult me oleme ju kõik ühes paadis, ühes riigis ja püüdkem olla siis mõistvad. Ja ärgem pöörakem seda paati uppi. Ja et sina ei õhutaks hirmuenergiat, vihaenergiat. Ma soovin teile, mu kallid, ratsionaalset mõtlemist. Julgust tulla välja hirmuenergiast. Ma soovin sulle hoolimist iseenda vastu. Kõike kaunist teile, minu imelised inimesed.